kui ma lähen poodi, siis ma pean ostma, aga kui ma ostan, siis mind juba abistavad minu lapsed. Ja lapsed abistavad mind, et mina saaks edasi elada. Nii ei pea olema. Meil on kõikidel üks küsimus, toiduainete käibemaks alla. Eestis on käimas maksuralli ja hinnad on laes. Rääkides siin täna inimestega, tulebki välja, et kõige suuremaks mureks tegelikult ongi see, et kuidas toit lauale saada. Keskerakond on täpselt selle teema endale südameasjaks teinud ja püüab nüüd täpselt selle teemaga ka hääli. Kui 4% Eesti inimestest ei teeni inimväärset palka ja umbes sama palju elab tegelikult suhtelises või absoluutvaesuses, siis küsimus on, mis on riigi prioriteet, kas see inimeste toimetulek, inimväärine elu või siis poliitilised loosungid ja projektid nagu maksuküüru kaotamine. Inimestel on raha nii vähe, et järjest rohkem varastatakse poodidest toitu, lihtsalt selleks, et ellu jääda. Täna ma arvan, et see ei ole lihtsalt poliitiline küsimus. Tegelikult on eksistentsiaalne küsimus paljudele inimestele. Ja ma arvan, et siin ei ole vaja ka probleemi lahti seletada. Kui inimene ei saa süüa, siis mis võib olla veel halvem olukord ühiskonnale, riigile, inimestele? Minu meelest see aina kriitilisemaks läheb, et päris minuni pöördub aina rohkem inimesi ja ma näen poes, ma näen tänavatel täiesti toredaid, puhtaid vanaemasid, kes korjavad pudeleid, et see asi on nagu kontrolli alt väljumas. Kontorites istumisest tuju läinud pahaks. Ametlikult raha teha tahaks. Naine lapsed suurest näljast välja söönud isa. Mine too perel raha lisa. Muusika ja tasuta pannkookide saatel on Keskerakonna poliitikud Tallinnasse Tammsaare parki kogunenud, et kohalike omavalitsuste valimiste keskel teha valitsuse poliitikat ning nõuda toidukaupadele madalamat käibemaksu. Inimesed paistavad selle sooviga nõustuvat. Ilmselge ju selline olukord. Rahvale tehakse paha sellega. Toiduhinnad alla ikka ja et elu läheks kergemaks. Eestimaal oleks kerge elada. Kui kerge või raske siis praegu on? Praegu on majandused inimesed, vanamiinistel ehiti on juba see probleemiks, kelle pensionid väiksed on ja aga loodame, et läheb ikka paremaks. Maksud tõusuvad ju ja tahaks vähem, et ole nagu oli. Et raske on hakkama saada? Ja muidugi. Et toidukaupade hinnad on inimestele südamelähedased, näitab ka Jaana tehtud rahvaalgatus, mis kutsus Riigikogu üles toidukaupade käibemaksu vähendama 10%. Rahvaalgatus sai rekordarvu allkirju pea 100 000. Algatus on Riigikogus menetlemisel, kuid prioriteediks seda valitsusega riigikogulased veel võtnud ei ole. Tegutsema peab, aga teod peavad olema läbimõeldud ja faktipõhised. Et räägime natuke faktidest, et kui räägitakse siin käibemaksu määra alandamiseks, me oleme teiste Euroopa riikide pealt tegelikult näinud, et efekt, mida see toob kaasa, see on ajutine, pärast lähevad toiduhinnad ikkagi üles. Kaupmees näeb, et ta saab lihtsalt rohkem raha selle käibemaksu pealt lihtsalt endale taskusse panna. Tegelikult tuleb käibemaksu siiski langetada toiduainete kaupadele, nagu seda teevad kõik Euroopa Liidu riigid peale Taani ja seda juttu, et siin kaupmehe rasvane käsi läheb vahele, et siis riik peab täpselt samamoodi sekkuma ja milleks meil on Konkurentsiamet ja muud sellised ametid, et see on nagu tobe vabandus juba.